siis keha on nagu see, mis annab märku lõpuks seda haigeks, on ju. Aga see vist võib olla ka koht, kus nagu lõpuks need inimesed haaravad mingisuguste õlekõrte järgi nagu Neurovisor, eks ole, või mingisugused teraapiad või mingisugused, ma ei tea, vabastavad hingamised, mis iganes stressi maandavad asjad. See on see koht, kus nagu haaratakse, tegelikult võiks ennetama hakata. Absoluutselt, jah. Et see on see, et pole midagi teha, lihtsalt see on siuke madalal rippuv õun, see jõusaal ja kehakaal, on ju. Et kas ma natukese haaval hoian ennast vormis kogu aeg ja see on lihtne lihtsalt see harjumuse osa. Kas või üks kord nädalas. Või siis ma nagu pomm söön, on ju, ja siis mõtlen, nüüd ma hakkan tegema. Ja siis teed kuu aega mingid jõhkrad dieeti, on ju. Või teed jõhkrad dieeti ja lihtsalt näljutad ennast ja siis oled kogu aeg stressis. Jah. Et ikkagi järjepidevalt jätkusuutlikud väiksed sammud. Aga me oleme, tänapäeva maailmas me tahame kohe ju saada kõike, kohe tulemust näha ja siis me ei usu asjadesse, me ei usu, et need lihtsad asjad võivad nii palju head teha. No ja selle kohta on nii palju raamatuid ja blogisid ja videosid igal pool. Ma kujutan ette, et sina ilmselt oled ka kuskil mingid artikleid asju kirjutanud. Sellest rääkides üldse, kust sinu tegemiste kohta rohkem infot ei jääks? Aju.ee, okei. Kõik, kes kuulavad ja tahavad kas või sind oma treeneriks saada, siis miks mitte aju.ee. Aga lähme siis selle kohvi teema juurde. Ma võin lihtsalt rääkida enda kogemusest, eks ole. Mul on niimoodi, et mina saaksin üldse voo staadiumisse minna. Mul on vaja niimoodi, et ma kallan oma vana kohvi põhja ära, pesen tassi puhtaks, lasen värske kohvi, nii ja siis ma lähen niimoodi ilusti niimoodi leboosse asendisse ja siis ma hakkan oma tööasju tegema. Panen kõik tääbid kinni ja siis ma olen nagu selles vooseisundis ja ma võin panna seal 8-10 tundi järjest ilma probleemideta, vahepeal käin lihtsalt kohvitassi täitmas. Ja tegib selline kerge ärevus, eks ole, võib-olla süda puperdab, ja siis on mingi, teed hästi kiireid liigutusi, hüppad ühe asja juures teise juurde näiteks ka mõnikord. Aga miks see nii on või kas ilmselgelt on kohvi sõltuvus tekitav, ja. Ilmselgelt ta mõjub kehale niimoodi, nagu ta nagu mõjub, eks ole. Aga mis see kohvi siis teeb meiega? Mis ta teeb täpselt? Aga sa ütlesid väga hea asja välja. Sa oled asja hästi jaganud lahti enda jaoks, ma annan sul teadusliku selgituse, aga sa kohe töötad sinna vastu ka. Ehk siis kohvi, ta teeb meid ärevamaks, on ju, ta aktiveerib neid neerupealseid, aga ta häirib ka ajuverevarustust ehk ta ahendab neid veresooni. Ehk et tegelikult su võimeks sellepärast on, kes kofeiinist võõrutab ennast, tulevad need peavalud. Ehk et tegelikult ajus hakkab verevarustus normaalselt tööle jälle. Ja see võib kesta mitu nädalat, on ju. Aga sama vist on nikotiiniga ka tegelikult. Võib-olla. Aga okei, lähme kohvi teema juurde tagasi. Ja siis, aga ma olen nii palju uuringuid lugenud, ei saa öelda, et kohvi on halb. Ta on nagu 50-50, on ju. Ja täpselt nagu sa ütlesid, et sina vooseisundisse lähed ja mis teeb kofeiin? Kofeiin aktiveerib neid keskuseid, mis vaba dopamiini kinni püüavad su kehas. Ta loob neid juurde, ehk et dopamiin, see saavutushormoon, on ju, mis on ka siis vooseisundiks osa, et sa tahad tegutseda teha, kui sa võtad kofeiini hommikul, mitte enne kui 90 minutit peale ärkamist, sest siis sa keerad oma hormoone pekki, aga kui 90 minutit peale ärkamist võtad kohvi, püüab rohkem dopamiini kinni, oled fokusseeritum. Aga kas on vaja seda 2., 3., 4. asja, seda ma ei tea. Või 5. ja 6. Okei, ehk siis põhimõtteliselt tegelikult ikkagi pigem tekitab stressi, et see kohvi sõltuvus ei aita tööstressile kaasa ja võib-olla see tööandjad võiksid ka piirata, et alates 4. tassist tasuliseks teha kohvi, et siis võib-olla tööstress väheneb. Aga ma räägin siis tõesti nagu praktiliselt ära, mis toimub. Ongi see, et okei, sa võtad 90 minutit peale ärkamist, ta aitab sind, kui sa ei ole juba väga ärev inimene, on ju, või mingi muid terviseprobleeme pole. Aga ütleme peale kella 2 päeval kindlasti mitte, sest kui me ärkame, siis keha äratab meid üles stressihormooniga. Sellepärast me kohe 90 mintsa ei tohiks kohe juua, siis hakkab dopamiini tootma ja tahakski dopamiinist, tahaks ju jahtida ja marju korjata ja kõike teha, on ju. Ja siis ta läheb ja umbes kella 3-4 paiku dopamiini tootmine langeb, sest keha läheb loomulikult, ma tahan puhata. Hakkab serotoniini tootma, ehk seda õnnehormooni, rahuloluhormooni. Ja serotoniin on vajalik, et seda saaks siis toota, sest serotoniinist toodab keha melatoniini, mis aitab meil magama jääda. Ehk serotoniin, kes tahab ära tunda, on see, et ma võtan selle kuidas me tunneme ära dopamiini kehas? Kaneelirulli lõhn. Tahan, see on dopamiin, on ju, lähen võtan selle kaneelirulli ja siis esimene amps. Kus siis see ila jookseb, see on serotoniin. Ja seda tahaks õhtul rohkem. Ja siis kohvi ei lase sellel tekkida, sest kohvi teeb ärevaks, toodab dopamiini, püüab kinni, on ju. Ei tooda, aga püüab teda kinni ja siis on häiritud see töö.
Aga see pärast kella 2 just tahaks ühe sellise värskendama kohvi võtta, sest et siis on ju see, et silm hakkab looja minema pärast seda lõunasööki ja siis see töö produktiivsus tõuseb. Peale lõunasööki hakkab silm looja minema ja, sest et veri läheb ainu kõhtu seedima ja. Aga no sinu jutust ma saan ikkagi aru, et ma tean seda ka, eks ole, et see, kuidas me sööme, mida me joome, et see tegelikult nagu mõjutab meie seda tööstressist nagu seisundit ka ikkagi. Väga paljust, nagu ega see on ilmaasjata, kui öelda, et toit on kas su ravim või mürk su jaoks, et see on tõsi.